Tere jälle. Saksamaa leidis lõpuks põhjuse, miks oma heaoluriiki kärpida. See on siis meie tänane teema. Uudis on küll vana, aga ma mõtlesin, et eelmise Saksamaa videoteema jätkuks rääkida sellest. Et eelmises videos me rääkisime Saksamaa demograafilisest probleemist. Lühidalt kordan üle lihtsalt, et Saksamaa on vananev ühiskond, kus tööealisi inimesi jääb vähemaks, pensionäre tuleb juurde ja kogu süsteem püsib järjest rohkem sellel eeldusel, et nooremad põlvkonnad maksavad kinni vanema põlvkonna lubadused, mis põhimõtteliselt on lääne ühiskonna sõnaga igal pool. Paberil on muidugi kõik väga ilus, põlvkondade solidaarsus, sotsiaalne turvalisus, väärikas vanaduspõlv ja nii edasi. Praktikas tähendab see aga, et järjest väiksem hulk töötavaid inimesi peavad üleval pidama järjest suuremat hulka inimesi, kes enam ise süsteemi sisse ei maksa. Ja kui majandus samal ajal kiiresti ei kasva, siis hakkab matemaatika ühel hetkel kahtlaseks muutuma. Aga jõuame siis selle loo järgmise peatükini, millest me räägime, et Saksamaal toimub praegu midagi üsna märgilist. Riigi juhtiv paremtsentristlik jõud ja juhtiv vasakpoolne jõud on leidnud ühise keele küsimuses, mis tavaliselt peaks poliitiliselt väga valus olema. Heaoluriiki tuleb kärpida. Ja mitte kuskil kõrvalisest kohast, mitte mõnest mingist väiksemast programmist või mingi ametkonna kommunikatsiooni eelarvest, vaid tervishoiust. Ja kui me ausad oleme, siis ilmselt tulevikus ka pensionist. Aga hetkel tervishoiust. Plaani järgi kärbitakse tervishoiukulusi ühe aastaga umbes 20 miljardi euro võrra. Ja aastaks 2030 peaks sellele lisanduma veel umbes 20 miljardit. Ametlik põhjendus on lihtne, sõda, julgeolek ja kaitsevõime. Ehk väga otse öeldes vähem raha tervishoiule, rohkem raha relvadele, laskemoonale ja Bundeswehrile. See on siis sakslaste kaitseministeerium peaks olema. Või kaitsejõud. See on muidugi poliitiliselt väga tugev põhjendus, kui öelda inimestele, et nende ravikindlustus muutub kallimaks või teenused tagasihoidlikumaks, sest süsteem on demograafiliselt surve all ja valitsused on probleemi aastakümned edasi lükanud. Kõlab nagu väga ebameeldiv ülestunnistus. Ja sellepärast on praegu väga hea kasutada sõda kui põhjendust, miks vähendada miks vähendada tervishoiuteenuseid. Ja aususe huvides tuleb muidugi öelda, et Saksamaa kaitseprobleem ei ole nagu päris välja mõeldud. Ja kui sul nagu päris ei ole õppuste jaoks, ametlike õppuste jaoks, siis ei ole see enam lihtsalt nagu väike administratiivne puudujääk. See on pigem märk sellest, et riik on väga kaua elanud mugavas maailmas, kus keegi teine pidi julgeoleku arve kinni maksma. Aastakümneid oli see keegi teine peamiselt Ameerika Ühendriigid. Euroopa, sealhulgas Saksamaa, sai keskenduda majandusele, ekspordile, sotsiaalsüsteemidele ja sisepoliitilistele kompromissidele. Samal ajal kui julgeoleku kõige raskem osa oli suuresti delegeeritud Washingtonile. Paberi peal on see muidugi väga mugav korraldus. Aga nagu selliste asjadega tihti juhtub, kohtus see idee lõpuks päris eluga. Venemaa sõda Ukraina vastu muutis Euroopa julgeolekupilti. Samal ajal on Ameerika usaldusväärsus Euroopa jaoks muutunud poliitiliselt ebakindlamaks. Trump on ähvardanud vähendada või isegi tagasi tõmmata USA sõjalist kohalolu Euroopas. Lisaks on nähtud ka olukordi, kus USA on Ukrainale saadetud relvasüsteemide kasutamist piiranud. Selle
kõige taustal on Saksamaal on üsna raske teiselda, et vana maailm saab jätkata nii-öelda endisel viisil edasi. Ja noh, siin tekibki tänase video põhiline küsimus, et kas Saksamaa kärbib tervishoidu tõesti ainult sellepärast, et kaitsekulud kasvavad või on kaitsekulude tõus lihtsalt väga mugav põhjus teha midagi, milleks Saksamaa oleks varem või hiljem nagunii sunnitud olnud. Ja noh, rääkisin siis see probleem ei alanud sõjast. Saksamaa praegust olukorda ei saa vaadata ainult nagu kaitsepoliitika kaudu. Jah, sõda on päris, julgeoleku vajadus on päris, Bundeswehr vajab raha, Euroopa ei saa lõputult eeldada, et Ameerika lahendab kõik tema probleemid ära, mis täiesti normaalne. Aga Saksamaa heaoluriigi surve ei alanud Ukraina sõjaga. See surve on kuhjunud aastaid. Saksamaa on vananev ühiskond, sündivus on olnud pikka aega liiga madal, tööealisi inimesi jääb suhteliselt vähemaks, eakaid tuleb juurde ja järjest suurem osa riigi kuludest läheb nagu pensioni, tervishoiule ja sotsiaalsüsteemidele. See oli ka eelmise video nii-öelda keskne mõte, kui ma rääkisin Saksamaast. Et see Saksamaa põlvkondade leping ei tööta enam samamoodi nagu varem. Heaoluriik ehitati ajal, mil töötajaid oli rohkem, pensionäre vähem, majandus kiirem ja demograafiline pilt oli nagu mõistlik, normaalne. Tänane Saksamaa on teistsugune riik. Ja kui sama süsteemi üritatakse hoida töös olukorras, kus rahvastik vananeb, majandus ei kasva viisavalt, siis jõuabki süsteem punkti, kus keegi peab rohkem maksma või keegi peab vähem saama. Ja tervishoius on see nagu eriti selge. Saksamaa tervishoiusüsteem toimub sissemaksete põhjal. Sarnaselt pensionisüsteemile töötajad maksavad ühisesse fondi ja selle kaudu tagatakse neile ravikindlustus. Aga see ei ole iga inimese isiklik nagu kogumiskonto. See on ühine pott, ühine kassa. Kui inimene, kes sellest potist raha vajab, kui inimesi, kes sellest potist nagu raha vajavad, tekib järjest juurde, aga inimesi, kes sinna piisavalt sisse nii-öelda juurde maksavad kassasse, ei tule nagu samast tempos peale, siis tekib nii-öelda eelarveauk. Ja selle augu peab lõpuks kinni maksma riik või töötav inimene. Üks konkreetne probleem, mida Saksamaal nüüd esile tuuakse, on see, et töötaja abikaasa võib samuti ravikindlustuse saada, isegi kui ta ise süsteemi ei panusta. Seal CDU ja SPD on seetõttu kokku leppinud, et töötavate inimeste sissemakseid tõstetakse vähemalt 2,5% võrra. Siin tuleb ka aus olla. See ei ole Saksamaa tervishoiusüsteemi põhiprobleem. Põhiprobleem on demograafia, nagu varem rääkisime. Saksamaal sünnib umbes igal aastal 350 000 inimest vähem kui sureb. Aastaks 2035 võib hinnanguliselt iga 4. sakslane olla üle 67 aasta vana. Üsna palju kordan, mis ma eelmine kord rääkisin, aga kordamine on tarkus ema. Nii et kannatage ära. Ja see tähendab, et vähem kui 10 aasta pärast võib veerand riigi elanikkonnast juba olla selgelt üle pensioniea. Ja kuna tervishoiukulud kasvavad vanusega, mis on normaalne, muutub see väga kiiresti eelarve probleemiks. Vananev ühiskond vajab rohkem arste, rohkem ravi, rohkem ravimeid, rohkem hooldust ja rohkem raha. Samal ajal jääb töötajaid suhteliselt vähemaks. Ehk kui Saksamaa ütleb nüüd, et tervishoidu tuleb kärpida kaitsekulude tõttu, siis on see ainult osa loost. Kaitsekulud on lisasurve, aga tervishoiusüsteem oli juba enne seda surve all. Siin muutub asi muidugi poliitiliselt huvitavaks. Kaitsekulude kasv annab valitsusele väga tugeva põhjenduse teha raskeid otsuseid. See ei tähenda, et kaitsekulude suurendamine oleks vale või kunstlik. Saksamaal on päriselt vaja oma kaitsevõime korda teha.
ma võib-olla tulevikus teen ka video Saksamaa kaitsevõime probleemidest. Seal logistilisest ja majanduslikust vaatenurgast. Bürokraatilisest ka. Teen ka Venemaa kohta, aga seal pigem nagu korruptsiooni osas. Aga see selleks. Jah, Saksamaal on päriselt vaja oma kaitsevõime korda teha, aga samal ajal tuleb aru saada, et kaitsekulud loovad poliitilise katte ka muudele ebamugavatele otsustele. Kui kärpida tervishoidu ja öelda, et põhjus on demograafiliselt jätkusuutmatu süsteem, siis tekib kohe küsimus, miks seda varem ei lahendatud, kes vastutab, miks lubati inimestele rohkem, kui süsteem pikaajaliselt nagu kanda suudab. Aga kui kärpeid selgitada julgeolekuga, siis muutub arutelu palju lihtsamaks. Meenutage Prantsusmaal toimusid meelerahutused iga kord, kui seal üritatakse pensioni iga tõsta või raha vähendada. Hiljuti olid rahutused. Aga jah, kes ikka tahab olla nagu see inimene, kes ütleb, et kaitseväele ei tohi raha anda või ei soovita raha anda, siis kui näiteks Venemaa on Ukrainas sõda pidamas. Nii võibki tekkida olukord, kus päris julgeolekuvajadused ja vana sotsiaalsüsteemi kriis sulavad üheks poliitiliseks paketiks. Ametlikult räägitakse kaitsevõimest, praktikas nii-öelda korrigeeritakse ka heaoluriigi piire. Ja kõik see sobib muidugi hästi pressiteatesse. Ja veidi halvemini nende inimeste igakuisesse eelarvesse, kes peavad nüüd rohkem maksma või võivad saada vähem teenuseid. Saksamaa on pannud lauale väga suure plaani, umbes 1 triljoni euro suuruse kulupakett nagu järgmise 10 jooksul. See kõlab nagu tohutu kaitsevõime taastamise programm, aga detailidesse minnes on pilt segasem. Suur osa sellest paketist ei lähe ainult kaitsele, umbes pool on seotud infrastruktuuri ja kliimapoliitika. Teisisõnu, kui tahad kaitsekulutusi, tuleb kaasa võtta ka teised poliitilised prioriteedid. Kõrvalepõige, üks põhjus, miks ma kunagi aru ei ole saanud sellest teemast, miks poliitiliselt ma saan aru sellest teemast, aga reaalselt, et miks kaitsekulud keegi ei soovi tõsta kaitsekulusi 25% peale. Sest kaitsekulutused ei ole ainult laskemoon, ei ole ainult seal tangid, relvad ja nii edasi. Kaitsekulude alla läheb teede ehitus, et nad sobiksid nii-öelda raskematele veokitele ja tankidele. Toit, igasugused infra ehitamine, uued hooned, riided ja näiteks kui teha niimoodi, et kõik need toit, infra ja riided ja muud vajalik materjal tuleb näiteks osta kohalike ettevõtetelt, siis see on nagu tegelikult väga suur pluss, väga suur boonus riigi jaoks. Aga mis ma ikka, räägime edasi. Aga jah, see on nii-öelda osa nii-öelda poliitilisest hinnast, mida tuleb maksta, et teised erakonnad oleksid valmis suure kaitsekulutuse plaaniga nii-öelda kaasa tulema. Ja see on üsna tüüpiline poliitiline mehhanism. Me tahame kulutada millegi jaoks, palun hääletage meie poolt. Okei, hääletame, ütleb teine partei, aga lisage see ja see punkt ka sinna juurde. Poliitika, mis siin ikka? Jah, et üks suur kriis avab suure rahakraani ja kui rahakraan avaneb, ilmuvad kiiresti välja kõik need projektid, mis on nüüd äkkiselt ammuti saanud strateegilise tähenduseks, vältimatud või siis mingid ajalooliselt vajalikud uued poliitilised projektid.
jah, mõni neist võibki olla vajalik, aga maksumaksja seisukohalt muutub pilt väga häguseks. Ta kuuleb, et raha on vaja kaitseks, aga lõpuks maksab ta korraga kaitse mingi kõrval oleva infrastruktuuri, mitte kaitseinfrastruktuuri, kliimaeesmärkide, tervishoiuaukude, pensionisurve ja poliitiliste kompromisside eest. Ja loomulikult nimetatakse seda kõike vastutustundlikuks tulevikku investeerimiseks. Sest meil on vaja poliitiline kokkulepe kuidagi kokku saada. Kõlab kehvemini. Sellepärast toimubki hägustamine kohe. Jah, Saksamaa on pikka aega olnud Euroopas nii-öelda eelarvedistsipliini sümbol. Riigi võlg on umbes mingi 60% SKP-st, mis ei ole Euroopa mõistes nagu katastroofiline. Palju teiste riikidega võrreldes on Saksamaa nii-öelda positsioon endiselt hea. Lähtepositsioon. Aga probleem ei ole ainult tänases võlatases. Probleem on trend. Kui riik võtab rohkem võlga, aga majandus kasvab kiiresti, võib nagu olukord olla juhitav. Võlg võib küll eurodes nagu suureneda, aga võlg SKP suhtes püsib kontrolli all või isegi langeb. Saksamaa probleem on selles, et kulud kasvavad kiiresti, aga majandus mitte. Demograafia kasvatab pensioni ja tervishoiukulusi, kaitsekulud kasvavad, infrastruktuuri ja kliimapaketid vajavad raha, kohalikud omavalitsused vajavad raha, avalikus sektori palgad kasvavad, sotsiaalkulud kasvavad, aga majandus liigub sisuliselt paigal. Saksamaa oli varem nii-öelda Euroopa majandusmootor. Pärast COVID-i kriisi on nagu temast üha rohkem nii-öelda saanud Euroopa haigemees. Ehk siis majandusmootor on vaikselt lagunenud. 2023. aastal kahanes Saksa majandus umbes 0,6%. 2024. aastal veel 0,5%. 2025. aastal tuli küll 0,4% kasv, aga see ei ole number, mis näitaks tugevat taastumist. Kui nagu optimistlik stsenaarium on 1% kasvu ja hiljem räägitakse pigem 0,5%. See on viimase aasta prognoos. Siis ei ole see nagu majanduslik enesekindlus. See on pigem olukord, kus Saksa pank peab nagu mingisugust kahtlast statistikat tegema, et nagu näidata, et nende olukord paraneb. Aga jah, Saksa tööstus on samuti surve all. Tööstus sõltub energiast. Saksamaa energiapoliitika on pärast tuumaenergiast loobumist muutunud tundlikumaks gaasi ja elektri hinna suhtes. Kui energia kallineb, kannatab tööstus. Kui tööstus kannatab eksport, tööhõive ja maksutulu. Lisaks on tööstustellimused nõrgenenud. Nii sisemaine nõudlus kui ka nõudlus teistest nagu Euroopa riikidest on langenud. Pankrotte on rohkem kui enne pandeemia ja maksejõuetuste tase on kõrgeim pärast 2008. aasta kriisi. See kõik toimub hetkel, kui Saksamaal oleks vaja väga tugevat majandust, et kasvavad kulud kinni maksta. Ja teoorias lihtne lahendus. Kasvatame majandust ja kogume rohkem makse. Praktikas te näete ise, mis on neil praktikast seal toimunud. Aga jah. Saksamaa puhul ei saa vaadata ka ainult föderaalvalitsust. Neil on natuke teistsugune valitsuse süsteem, nii et siis peate ennast ise kurssi viima. Riik on väga tsentraliseeritud ja suur osa avalikest kuludest tehakse kohalike omavalitsuste tasandil. Ja seal on olukord kiiresti halvenenud. 2023. aastal oli kohalike omavalitsuste puudujääk alla 5 miljardi euro. 2025. aastaks oli see puudujääk umbes 30 miljardit. Ehk puudujääk kasvas
puudujääk kasvas kahe aastaga umbes 6 korda. Miks? Sest kulud kasvasid palju kiiremini kui majandus. Majandus kasvas umbes 0,5%, aga avaliku sektori palgad tõusid 7%. Sotsiaalkulud, sisuliselt tervishoid ja pensioni, kasvasid veel 6%. Teisisõnu, kulud liikusid ühes tempos, majandus teises tempos. Ja need 2 tempot ei olnud nii-öelda võrdsed. Vähem, isegi mitte ühes suunas. Aga jah, kui majandus ei kasva, aga kõik huvigrupid tahavad oma osa säilitada või suurendada, hakkab surve kuhtuma. Avalik sektor tahab kõrgemat palka. Pensionärid tahavad kindlust, tervishoid vajab raha, kaitsevägi vajab raha. Ja muidugi kliimapoliitika vajab raha. Muidugi ka kohalikud omavalitsused vajavad raha. Ja siis tuleb lõpuks üks väga lihtne küsimus, kes maksab? Ja üha rohkem paistab, et peamine maksja on töötav inimene, nagu tavaliselt. Töötaja maksab kõrgemaid sissemakseid, kui ta tahab, et ravikindlustus kataks ka nii-öelda abikaasat, tuleb juurde maksta. Samal ajal võib teenuste kvaliteet või kättesaadavus halveneda. Ja see on poliitiliselt ohtlik kombinatsioon. Rohkem makseid, vähem kindlustunnet ja tunnet, et süsteem ei tööta enam nende kasuks, kes seda ülal peavad. Üks võimalik lahendus oleks kasutada nii-öelda seda Euroopa ühist võlga, neid eurovõlakirju. Vähemalt teoorias oleks olnud lahendus. Mõte oli nagu lihtne, et selle asemel, et Saksamaa võtaks kogu võla ise, võetakse võlg Euroopa tasandil. Teoorias peaks see olema nii-öelda investoritele turvalisem ja riikidele odavam. Aga senine kogemus ei ole olnud kuigi nagu muljet olevaldav. 2025. aastal moodustas eurovõlg Saksamaa SKP-st ainult umbes 2,1%. See ei ole kaugeltki piisav, et katta Saksamaa kaitse, infrastruktuuri, kliima, tervishoiu ja pensionivajadusi. Euroopa ühine võlg võib aidata osa kulusi hajutada, aga ta ei kata kogu arvetena. Keegi peab ikkagi selle nagu lõpuks kinni maksma. Kas Saksamaa maksumaksja, Euroopa maksumaksja, tulevased põlvkonnad või siis kõik koos. Ilmselt kui vaadata trendi, siis kõik koos. Sest me ei taha ju, et Saksamaal pankrot juhtub sellist. Meil on ju Saksamaad vaja, et ta meie majandust arendaks. Aga Euroopa poliitikas on see muidugi nii-öelda elegantne lahendus, kui arve muutub piisavalt suureks ja piisavalt nii-öelda ühiseks, siis on hiljem palju keerulisem öelda, kelle oma see täpselt oli. Aga finantsturud ei pruugi sellesse nagu nii poliitiliselt suhtuda. Saksamaa saab tõenäoliselt laenu võtta, võlga võtta. Küsimus on hinnas. Üks asi on siis muuta reegleid, näiteks see, et kaitsekulutused ei lähe tavalise võlapiirangu alla. Teine asi on nagu veenda investorid, et nad laenaksid raha odavalt riigile, kus rahvastik vananeb, majandus kasvab aeglaselt, kulud suurenevad ja poliitiline ebakindlus kasvab. Ürita veenda investorid. Kui laenukulu tõuseb, tekib uus probleem. Rohkem raha läheb intresside maksmiseks. See kasvatab puudujääki, suurem puudujääk tähendab rohkem võlga. Rohkem võlga võib tähendada kõrgemat riski ja kõrgemat intressi. Ja nii hakkab see lumepall nii-öelda veerema. Saksamaa on seni olnud see riik, kes rääkis teistele Euroopa riikidele eelarvedistsipliinist. Nüüd võib ta nagu avastada, et kui kulud kasvavad kiiremini kui majandus, siis moraalne üleolek ei ole finantsturgudel väga tugev valuuta. Aga
jah. Kui riigi kulud kasvavad, siis on nagu 3 põhilist valikut. Tõsta makse, võtta võlga või kärpida kulusid. Saksamaa paistab liikuvat olukorda, kus ta peab tegema kõiki 3. Aga igal valikul on hind. Kui tõsta makse ja sissemakseid, siis riik saab rohkem raha, vähemalt lühiajaliselt. Aga see vähendab töötavate inimeste ostujõudu, ettevõtete konkurentsivõimet, kui inimesed saavad vähem kulutada ja ettevõtetel on kallim tegutseda, kannatab majandus. Kui majandus kannatab, laekub vähem makse. Kui makse laekub vähem, tuleb uuesti makse tõsta, võlga võtta või kärpida. See on nii-öelda klassikaline nõiaring. Ja muidugi eriti ebamugavaks teeb selle olukorra Saksamaa demograafia. Vananevas ühiskonnas kasvavad kulud nagunii. Tervishoid ja pensionid ei ole kulud, mida saab lihtsalt aastaks pausile panna. Inimesed jäävad ikka vanemaks. Nad vajavad ikka ravi, nad ootavad ikka pensioni. Samal ajal ei tule piisavalt noori töötajaid peale. Ehk Saksamaa peab kasvavaid kulusid kandma järjest nii-öelda kitsama maksubaasi peale. Vähem on inimesi, kes reaalselt makse maksavad. Kui sellele lisada kaitsekulude kasv, energiakriis, tööstuse nõrgenemine ja poliitilised kompromissid, siis ei ole ime, et tervishoiukärped lõpuks ka lauale jõudsid. Küsimus ei ole enam selles, kas Saksamaa tahab kärpida, küsimus on selles, kus võtta raha, kui kõik kuluread tahavad korraga kasvada. Kõrvalepõige. Kanadas on riigi tasandil lubatud MAID programm. See on siis, issand jumal, assisteeritud enesetapp. Ehk siis, kui enam ei, meil oli nali, et kui enam ei jaksa, siis Türisalu pank aitab. Paha nali. Aga Kanadas on reaalselt. Kui enam ei jaks, siis mõtle enesetapule lähimas kliinikus. Ühesõnaga, mis ma tahan sellega öelda? Tulevikus võib tekkida olukord, kus riigid hakkavadki panustama selle peale, et legaliseeritakse eutanaasia, vabatahtlik eutanaasia. Ja siis, kuna on kärbitud näiteks pensionikulutused, on kärbitud tervishoiukärped, inimesel on paha olla ja siis selle asemel, et riik nagu abistaks inimest, ütleb riik sulle, et kas sa oled äkki mõelnud enesetapule? Kõlab morbiidselt, aga riigile on see väga majanduslik kasu. Järsku tal vabaneb raha ja ta ei pea kulutama mingi haigi inimese peale veel, ütleme, 10 aastat raha. Ta võib seda millegi teise jaoks kasutada. Ühesõnaga, Kanadas on see juba olemas. Ilmselt me hakkame tulevikus nägema, kuidas seda hakatakse rohkem propageerima Kanadas. Hakata ilmselt nägema ka erinevaid reklaame. Ja eks me kunagi jõuame siis selle teema juurde tagasi. Aga räägime edasi Kanadast. Vabandust, Saksamaast. Nii. Ühesõnaga, igasugused kulud kasvavad, kriisid, tööstuse nõrgenemine ja siis lõpuks tehti tervishoiukärped. Küsimus ei ole enam selles, kas Saksamaa tahab kärpida. Küsimus on selles, kust võtta raha, kui kõik kuluread tahavad korraga kasvada. Ja vaikselt hakkame lõpu juurde jõudma. Selle loo kõige tähtsam praktiline küsimus on lihtne. Kes maksab? Poliitiliselt on pensionäridel kärpimine raske. Pensionäride raha, toetused, pensioni kärpimine on nagu raske. Sest eakad on suur ja aktiivne valijagrupp. Ja see on üheks probleemiks Euroopas. Miks meil hetkel noored tunnevad ahastust ja nii-öelda viha hetkel oleva süsteemi vastu on lihtsalt tuimalt selle pärast, kuna
noorte ja vanemaealiste huvid on väga erinevad. Vanad tahavad tervishoidu, pensione ja näiteks üheks probleemiks on elukoht. Vanad inimesed on oma elu jooksul investeerinud, neil on näiteks kinnisvara. Nad soovivad, et kinnisvara hinnad suureneksid, sest nad tahavad selle pärast maha müüa, siis elu lõpus hästi elada. Ja nad teevad vastavalt sellele teatud poliitilisi otsuseid, selliseid otsuseid, mis tagavad, et kinnisvarade hinnad oleksid suuremad, kõrgemad. Olgu need siis mingid rohkem seadusi, olgu siis vähem ehitisi, projekte ja nii edasi. Noored vastupidi, nad tahavad head palka, head tööd ja nad tahavad kohta, kus elada ja ma ei tea, oma pere luua. Ja nende soovid on risti vastupidi nende soovidele, mida vanem põlvkond soovib. Ja kuna vanemaid on rohkem ning nad on aktiivsemad poliitiliselt, siis ongi loodud Euroopas olukord, kus kogu keskkond on loodud nii-öelda, kuidas ma ütlen, noorte vaenulikuks. Aga see ei ole ainult meie probleem, see on kõikide vanavanete ühiskondade probleem. Tsiviilsete vananevate ühiskondade probleem. Mõnes riigis tavaliselt lahendatakse selle mingisuguse relvastatud ülestõusuga. Aga jah. Lähme edasi. Praktiline küsimus, kes maksab? Tervishoiu kärpimine on samuti raske, sest seda kasutavad nagu kõik ja vananevas ühiskonnas eriti palju. Kaitsekulude vähendamine on praeguses julgeolekuolukorras keeruline. Kliima- ja infrastruktuuripaketid on seotud poliitiliste kokkulepetega ja kui sa neid ei, pluss veel Euroopa lubadustega, kui neid ei tee, siis maksavad Euroopas trahvi. Avalike sektori palgakulud tekitavad samuti surve. Nii jääb kõige mugavamaks maksjaks töötav inimene. Tema palgast võetakse rohkem, tema sissemaksed kasvavad, tema pere maksab kõrgemat elukallidust nii-öelda. Tema peab toime tulema kallima energia, kallima eluaseme ja ebakindlama teenuse tasemega. Ja kui ta tahab lapsi saada, siis peab ta tegema täpselt selles keskkonnas, milles ta elab praegu. Ja see seob tänase teema otseselt selle eelmise Saksa demograafia probleemiga. Süsteem vajab rohkem noori maksumaksjaid, aga sama süsteem muudab noortele peredele kodu ostmise, laste kasvatamise ja tuleviku planeerimise järjest raskemaks. Siis ollakse üllatunud, et sündimus ei taastu. Ja see on üsna tüüpiline moodsale heaoluriigile. Probleem ei ole probleem on raportites õigesti kirjeldatud, aga stiimulid töötavad igapäevaelus täpselt vastupidises suunas. Ja Saksamaa lugu on tähtis, sest Saksamaal ei ole mingi, nõrk ääremaa riik. See on Euroopa suurim majandus, riik, millel on endiselt tugev tööstusbaas, korralikud institutsioonid ja suhteliselt mõõdukas võlatase. Kui isegi Saksamaa peab hakkama väga tõsiselt valima tervishoiu, kaitsekulude ja pensionide, kliimapoliitika, infrastruktuuri ja majanduskasvu vahel, siis mida see ütleb ülejäänud Euroopa kohta? Paljud Euroopa riigid seisavad silmitsi sama kombinatsiooniga. Rahvastik vananeb, sündimus on madal, pensioni ja tervishoiukulud kasvavad. Kaitsekulud peavad suurenema. Majandus ei kasva piisavalt kiiresti, energia on kallis. Poliitilised süsteemid lubavad palju, aga ka maksjaid jääb suhteliselt. Saksamaa erinevus on lihtsalt selles, et tal oli pikalt piisavalt tugev positsioon, et neid probleeme edasi lükata. Nüüd hakkab edasi lükkamise ruum vähenema. Ja see ongi kogu loo keskne mõte.
tervishoiukärped ei ole ainult eelarve mingisugune tehniline muudatus. See on märk sellest, et Saksamaa peab hakkama ümber hindama, mida riik tegelikult lubada saab. Ja lõpetuseks. Ametlikult on Saksamaa tervishoiukärbete lugu seotud kaitsekuludega. Ei ole vale. Saksamaa peab oma kaitsevõimet tugevdama. Euroopa julgeolekukeskkond on muutunud. Ameerika peale enam ei saa sama automaatselt loota kui varem, aga see ei ole kogu tõde. Tervishoiukärped on ka sümptom palju sügavamast probleemist. Saksamaa heaolu riik on surve all, sest rahvastik väheneb, töötajaid jääb suhteliselt väheks, kulud kasvavad ja majandus ei kasva piisavalt kiiresti. Kaitsekulud ei tekitanud seda kriisi. Need tegid kriisi lihtsalt nähtavamaks. Ja poliitiliselt annavad need väga mugava põhjenduse öelda inimestele, et nüüd tuleb rohkem maksta ja nii-öelda selle eest saad vähem. Selle kõige keskel on Saksamaa sunnitud tegema valikuid, mida ta on pikka aega edasi lükanud. Kas raha läheb kaitsele või tervishoiule, pensionitele või investeeringutele. Vanade lubaduste hoidmine või uute kohustuste täitmisele. Tänaste valijate rahustamiseks, või tulevaste põlvkondade võimalustele. Ja need ei ole enam teoreetilised küsimused, need on eelarve realised küsimused. Ja nagu ikka, kui poliitik peab lõpuks valima, maksavad kõige rohkem need, kellel on kõige vähem võimalust end kaitsta. Töötavad inimesed, noored pered ja tulevased põlvkonnad. Alati ametlikult on kõik kontrolli all, mis tavaliselt tähendab, et keegi koostab mingit uut plaani, kuidas sama probleemi veel mõneks aastaks edasi lükata. Aga jah, ma arvan, et aitab küll.